Tere, mina olen peaasi.ee peaprodutsent Sandra ja suure huumorisõbrana tahan teiega täna jagada, kuidas nali ja naer ja rõõmustamine meie vaimset tervist toetavad. Nimelt, ma ei tea, kas te juba teate, aga meie aju märkab negatiivset suhteliselt automaatselt. Et sa ei pea tegelikult üldse pingutama selleks, et aru saada, kui väljas sajab lörtsi. Et see on halb ja kuidagi nagu viib tuju kohe alla või kui suvel on liiga palav, siis see mõjutab ka meie tuju ja tundeid kohe pigem nagu negatiivse poole. Ja see on täitsa loomulik ja loogiline, sest meie aju üritab ju meid kaitsta ja hoida igasuguste ohtude eest. Aga tegelikult vaimse tervise mõttes paneb see meid raskesse olukorda, sest see viib tasakaalu natuke paigast ära. Ja sellepärast on hästi oluline, et me prooviksime end treenida teadlikult positiivset märkama. Ja igasugused teadusuuringud muideks toetavad seda ka, et lisaks sellele, et su tuju paraneb, see tasakaal läheb nagu natukene paremaks, siis see tegelikult tõstab isegi meie sellist produktiivsust kuni 30%. Ja üks viis, kuidas sa võiksid oma igas päevas sellist positiivse märkamise treeningut teha, on kirjutada igal õhtul ülesse üks asi, mis sul läks nagu täna nii, nagu sa ei tahtnud, on ju, sest igas päevas tegelikult on neid asju ju ka, mis lähevad nii, nagu me ei taha. Ja kirjutaksid sinna sellele vastukaaluks 3 asja, mis läksid väga-väga hästi. Et seda tasakaalu kiike natukene rohkem paika saada. Lisaks tahaksin täna teile rääkida natukene, et miks huumor meie vaimset tervist toetab. Et erinevad uuringud räägivad meile, et huumor aitab maha võtta pinget, reaalselt meie lihased isegi lõõgastuvad, kui me naerame. Ja see ühendab, see aitab rääkida mõnikord rasketest teemadest. Ja on sellepärast hea meetod, et sellisest keerulisest ajast üle saada. Ja võib-olla ka hea viis, kuidas endale koguda selliseid ressursse. Sest elu on tegelikult ju sinusoid, nagu öeldakse, et ta käib niimoodi üles ja alla. Või võib mõelda ka natuke nagu piltlikumalt, et elu on nagu zebra. Et pärast valget triipu tuleb must ja pärast musta ikka valge. Nii et on oluline, et me koguksime siis endale sellist nagu varu, nagu talvevaru, aga me kogume siis endale ressursse, et tulla toime ka pingeliste aegadega. Ja üks viis, kuidas neid varusid koguda ongi siis nali ja naer. Ainult hästi oluline on selle juures meeles pidada, et huumor on küll selline väga suure potentsiaaliga kasutooja, aga ta võib muidugi tuua ka kahju, et huumori tegemisel ja nalja tegemisel on oluline silmas pidada, et see ei oleks kellegi suhtes alavääristav ega kedagi teist riivav. Huumor on toetav ja hea siis, kui ta räägib näiteks meie enda kogemusest, et kui me vaatame heatahtlikult, ka ise enda suhtes heatahtlikult, mõnele sellisele keerulisemale olukorrale tagasi läbi huumoriprisma. Näiteks, et kui täna hommikul astusid autost välja ja kogemata otse lompi nii, et jalg sai märjaks, siis see on pigem positiivne huumor, mille jagamine ilmselt toob naeratuse enda näole ja ka kaaslase näole. Selliseid huumorihetki tasub endale igasse päeva teadlikult luua.
ja teoorias on see muidugi lihtne, aga kuidas siis ikkagi praktikas selline asi välja võiks näha. Et ma toon teile kohe 2 harjutust, mida me oleme katsetanud koos Peaasjade ja Ruutu 10 impromeeskonnaga Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi raames. Me natuke avastasime, et kuidas vaimne tervis ja impro omavahel seotud on. Ja impros kasutatakse sellist toredat loo jutustamise harjutust. Proovi võtta üks kaaslane ja rääkida temaga lugu lause haaval. Ja selles loo rääkimises on ainult üks reegel. Iga lause pärast seda esimest lauset peaks algama sõnadega jah, aga. No näiteks, et Peeter läks pühapäeval metsa. Jah, aga ta tegelikult päris metsani välja ei jõudnud. Jah, aga 2 pajupuukest seal ikka ju olid. Jah, aga tegelikult nagu 2 pajupuud sa ikkagi metsaks pidada ei saa. Ja niimoodi võite selle loo rääkimisega jätkata senikaua, kuni isu täis saab. Aga väga oluline on pärast võtta siis ka hetked korraks mõtiskleda. Mis tundeid see loo rääkimine tekitas? Kas see sõna aga lisamine iga selle siis lause algusesse, mis pärast esimest lauset tulid, mõjutas kuidagi selle loo emotsiooni või seda tunnet, kuidas te seda lugu rääkisite? Ja kui kaugele selle loo tegevusega jõudsite? Ja eriti hea oleks korraks mõelda ka igapäevaelu olukordadele, kus võib-olla mõni töökaaslane või lähedane tuleb mõne ideega või looga ja mõelda siis korraks, et mis sõnadega te sellele reageerite, kui tuleb selline lugu või ettepanek või idee kellegi teise poolt. Ja nüüd ongi hea aeg võtta ja rääkida veel üks lugu. Aga nüüd me teeme natukene reeglid ümber. Iga lause pärast seda esimest lauset võiks alata sõnadega jah ja. No näiteks, Peeter läks pühapäeval metsa. Jah, ja ta võttis sõbra kaasa. Jah, ja sellel sõbral oli kaasas ka 2 lihapirukat. Jah, ja Peetril oli jällegi 2 morsipudelit. Ja niimoodi võite selle loo rääkimist jätkata jällegi senikaua, kuni isu täis on. Mida nüüd märkasite? Kas see jah ja lisamine iga lause algusesse muutis seda tunnet ja emotsiooni ja tegelikult ka seda, kuhu see lugu välja jõudis? Ja võib-olla on siit midagi, mida oma igapäevasesse suhtlusolukorda üle kanda. Võite selle üle omavahel arutleda või ka lihtsalt iseseisvalt mõelda. Seda loo rääkimist saate teha nii paarilisega kui ka 3-4 kaupa õpetajate toas vahetunni ajal, aga võite teha nagu vanasti kooli ajal, et saadate üksteisele kirju, kus igaüks võibki kirjutada siis ainult 1 lause lisaks. Ja saate natukene tunda jällegi seda rõõmu, sest millegipärast on nii, et kui me kasvame suureks nagu täiskasvanud inimeseks, siis me kipume võtma endale sellise kuidagi nagu nähtamatu mure ja vastutuse koorma, et me peame nüüd olema korralikud täiskasvanud. Enam ei tohi lollitada ja ei tohi lõbutseda ja ei tohi lustida. Ja minu arust on see natukene ebaaus. Ja tegelikult me peaksime teadlikult just vastupidi võtma endale igasse päeva hetki selleks, et kohe täitsa rõõmuga
lollitada, lustida ja lõbutseda ja meelde tuletada, kui hea see oli, kui sai korraks panna kõik oma mured ja vastutused ja kohustused lihtsalt pausile. Et panna nad korraks sinna kõrvale. Ega nad sellepärast ära ei kao, aga see aitab meil lihtsalt jällegi natukene täita neid energiavarusid, et pärast siis selle mure ja vastutusega kuidagi toekamalt silmitsi seista. Ja tegelikult, kui juba planeerida endale igasse päeva, on ju selline hetk, kus ma vaatan päevale tagasi ja leian sealt neid positiivseid hetki ja võtan neid aegu lollitamiseks ja lustimiseks ja võib-olla olen natuke isegi selline riukalik, viskan kaaskolleegile näiteks mõne vimka, panen talle midagi toredat sinna palitu taskusse, näiteks kommi ja kirjutan ühe hea nalja sinna lisaks. Et võib-olla on siis ka oluline proovida ka veel ühte harjutust, et kuidas ma siis ikkagi saan võtta seda hetke, kui mul on ju ka palju muresid ja ma kardan, et ma unustan need mured muidu ära. Et siis võite endale määrata kalendris ka sellise muretsemise aja. Võtate näiteks ette ja panete sinna, et ma mõtlen sellele murele ainult teisipäeval kella 4 kuni 4:30. Ja kui see mure mõte nüüd mingil muul ajal peaks kuidagi ikkagi pähe tikkuma, siis täitsa julgelt võite endale sinna kalendris selle muretsemise aja juurde teha märkme, et mul tuli selle murega seoses selline mõte, et ma seda ei unustaks ära, kui mul on see muretsemise aeg selle murega seoses. Ja siis ei olegi vaja muretseda sellepärast, et kas mul ikkagi jääb piisavalt aega rõõmustamiseks ja piisavalt aega muretsemiseks, sest et kalendris on kenasti mõlemale tegevusele omad ajad juba ära pandud või blokeeritud või planeeritud. Ja sedasi ongi hea hoida tasakaalu, sest tasakaal on ikkagi peaasi.